Oi, tere! Oli kena juulikuu algus, 3. juuli ja sain võimaluse filmida sellist välimuusikafestivali nimega Mähis. Kuna minu poolt oli ka esmakordne siukse ürituse ülesvõtmine, siis otsustasin paralleelselt teha ka kerge video, kus ma näitan kaadritaguseid, kuidas ma lähenesin sellele projektile ning räägin, mis toimus, kuidas selline aftermovie lõpuks valmis. Kuna olid kiired ajad, sain ma siis nii-öelda lokatsiooni avastada samal päeval. Not recommend. No nii, plats vaadatud, asjad kaasa. Saab kenasti sisse, mingit probleemi ei olnud. Loodetavasti ei tule ka. Asjad kaasa ja filmima. Let's begin. Quickly. Kiirelt põgusalt räägiks tehnikast, millega ma selle ürituse üles võtsin, et kaameraks Sony A7 III, stabilisaatoriks DJI Ronin S ning DJI Mavic Go 2 Sony originaalakut ning Sonyl kasutasin 64 gigast mälukaarti. Üritus kestis 3-st varahommikuni mingi 5-ni. Kell 8 või 9 sai esimene aku juba tühjaks, mälukaart ka täis. Intro osa on siis selline. Just close your eyes and we can push them all away. Sai siis selline lugu välja nopitud. Erge Brit Liberate, kerge Impact. We can push them all away. Lõpuosale kerge Reverb. Noise. Ühest klipist sai välja nopitud siuke osa. Ja siis siuke ookeani heli, mis teeb järele siukest õhu/tuule ookeani heli. Selline esialgne asi sai siis Fruity Loopsis ja Premiere'is sai lisatud ägad kurjad. See osa sai siis Premiere'is juurde tehtud. Põhimõtteliselt sai lisatud siis mingi linna helisid juurde, et tekiks siuke reaalsem vibe koos selle kokku klopsitud intro osaga. Lipuheli. Köögihelid, kahvlid, noad, toiduala. Esimene loo üleminek, tavaline dropi kohal. Sai lisatud ka siuksed whoosh helid üleminekud nii-öelda võimendamiseks. Jälle siuke rahulikum. Ma ei tea, kas seda reaalselt üldse pani seal official asjast tähele, aga siin lihtsalt jalaga detailid. Jah, väga tihti sai lisatud ka siukest crowd share heliefekti, kui ma mõtlen selle loo ära. Siis tuleb taustalt kohe.
videoga läheb hästi kokku. I want to try and do something maybe a little different. Siin läks nüüd retsilt aega sellele, et üldse siuke lõpptulemus siin saavutada selle loo üleminekuga, kus ma siis koha peal, kui ma filmisin, kuulsin siukest lugu. Ning noh, hakkas kummitama. Mõtlesin siis selle eelmise loo taustaga nii-öelda mash-up'ide peale uue loo. Otsisin siis selle loo üles ning kuna mul oli see eelmine lugu juba siin olemas, noppisin siis uuest loost välja teatud osad. Maybe a little different. Maybe a little different, mis siis oleks aftermovie story põhiselt muusikafestival. Selle puldiga miksid on ju, et see jääkski nii-öelda efekt, et koha peal nad miksivad need kaks lugu kokku. Fruity Loopsis panin need kaks lugu kokku niimoodi, et võtsin eelmise loo tausta. Siis tavavokaal peale. Vokaal on põhimõtteliselt originaallaulust otse võetud. Et seda tausta on ikkagi kuulda. Sai lisatud peale siis kerge filter, kus sai võetud ära madalsagedused, et see taust ära eemaldada kuskilt siis 270 Hz pealt. Ühe variandi siis eksportisin niimoodi välja koos kogu selle tavalise heliga ja siis see on tumedam, mehisem hääl, siuke versioon. Ja Premieris siis sai ositi kokku see lõigatud. Fade out. Ekstra sai lisatud siis snap. Kõrvaklapid lähevad sinna pessa. Kerged whooshid jälle, et asja efektiivsemaks teha. Build up. Kerge puldi scratch heli ka. Võtsin siis eelmisest loost, võtsin siukse jupi ka välja, mis aitab kaasa nagu efekti maa müümisega, et on siuke mingi Dreamy Vibes kaos efekt. DNB osas siin siis hakkasin katsetama siukest peale lisatud läbipaistvat videotega, kus ma siis pikkisin välja mingid põlemisi taolised overlaid. Ja otsisin ka siukseid klippe, kus ma lihtsalt nii-öelda whipin seda kaamerat, siis saab siukse efekti, kus ma nüüd originaalis, kui ma näitan seda, kus ma lihtsalt mingi võist kõndisin ringi ja siis pulgaga kerge blend mode siit lighten. Siis saab selle sulandada ilusti siia alumise layeri peale. Siin jätsin mingi klipi originaalheli alles, kus siis oli siuke osa, sest koos selle läbipaistva osaga see sulandus selle originaallooga hästi kokku. Nüüd kuna mul olid öökaadrid ka, siis mõtlesin, kuidas oleks nice üleminek teha sellele. See oli nagu siuke koht, kus nagu davai, lähme overkill. Vahet pole, mis see lõpptulemus tuleb. Põhimõtteliselt võtsin siit siukse klipi, kus ma liigun kus ma tõmban selle pulga laua taha ja siis kerge maskimisega nii-öelda langen droonikaadrisse. Siin on siis päevane valge taevas. Nüüd isegi kui vaadata, siis tegelikult see osa on siin ERMi katus, mis jookseb, aga pole oluline. Põhimõtteliselt sai After Effectsis rotoscoopitud ehk nii-öelda maskitud see osa välja ja lisatud Night Sky asemele. Pluss siis koloreerimise poole pealt sai toonid tõmmatud koos selle öötaeva ilmumisega sinisemaks. Siis nüüd tuleb üks minu lemmikutest osadest.
öised kaadrid koloreerimises eriti suurt vaeva ei vajanudki. Siin heliefekte väga siin vist ei lisanud, tegelikult ühes kohas. Ühes kohas ikka, no. Siin spetsiaalselt üks kaader, kus siis sinine valgus koha peal retsilt rikkus värvid ära. Sai tehtud kerge Premiere'i Magic. Amazing. Ja töötab. Uus lugu ka vaikselt tuleb siit sisse, see rahulikust osast viimasele DNB loole üleminek, millega ka retsilt sai eksperimenteeritud. Jälle kerge chair-efekt. See on siis jälle DNB lavalt kuuldud heliosa, mis kogu kupatusega koos aitab ka üleminekule kaasa. Mingid trummid on, mis on sellest eelmisest rahulikust loost, mis on siis originaalis tegelikult siuke. Aga sai tehtud kerge Magic. Veidi kiirendatud siis sellest madalamast originaaltempost, et ta Magics juba DNB trummide tempoga. Ja kus ta lööb seda, mis iganes nuppu siin, on taas kord kerge impact heli lisatud. Te juba teate, crowd cheer. Taas kord palju siukseid peale lisatud klippe läbipaistvaid, kus ma noppisin välja ägedad siuksed valgusega momendid. Nüüd taas kord leidsin originaalklipist siukse Gold Dust käib. Ja nüüd kui koos selle originaalklipi heliga oh wow, is good. Nii-öelda deadline lähenes, siis sai tehtud siuke improviseeritud kiire lõpp ja meis tekst kerge glitch-efektiga tuleb ette ja kerge siuke kaamera sound efekt ka. Arvatavasti kui see samune video siin kunagi oma tee YouTube'i leiab, siis Maze Aftermovie on ka üles laetud. Loodan, et meeldib. Klikk there.